Ette teatamata künaskäik lõpeb tulistamisega. Kiirabi on teel. Eks? Jeremy, kus on tulirelv? Jeremy! Kas see läks täiesti läbi? Jah, läbi kapoti. I don't mind. Kui ohver võitleb elu eest, paljastab tulistaja üksikasja, mida detektiivid ei saa eirata. Ma olen rase. Lõpeta hingamine. Astu tagasi. Lõpeta hingamine, kallis. Jeremy. Ma olen nii mures. Kas ta sureb ära? Ma ei usu, et ta sureb. Sa ei arva, et ta sureb? Me uulime, mis tegelikult selles kodus juhtus, mis viis surmava konfliktini. Jah, arstid tegid kõik, mis võimalik. Oh jumal küll, oh jumal, ei. Ei, mina olen Elizabeth Milner ja tere tulemast saatesse Female Criminals. Athens, Georgia. Seal kohtume selle nädala naiskurjategija Heather Nicole McCalliga. Sündinud 1998 aastal on Heather kogu oma elu kutsunud Georgia osariiki oma koduks. Sotsiaalmeedias nimetab ta end vabaks hingeks, mustlaslikuks hingeks. Tema lemmiktsitaadid on: ela kiiresti, sure noorelt, ole vaba ja lõbutse. Aastaks 2024 on tal suhe, mis muudab kogu tema maailma. Tema poissõbra nimi on Jeremy Tyrone Howard. 31 aastaselt seisis ta väidetavalt silmitsi raskustega oma elus. Peamiselt võitles ta narkosõltuvusega. Sellest hoolimata armuvad Jeremy ja Heather teineteisesse. Kuid nende mitmekuuline suhe on täis tõuse ja mõõnasid, lahkuminekuid ja leppimisi. Jeremy perekonna sõnul oli ta teel, et alustada uut elu. Ta on pühendunud sellele, et elada ausalt ja korralikult. Ja seda sellepärast, et Heather ootab nende esimest last. Kuid isegi uue rõõmu põhjust ootuses jätkuvad tõusud ja möönad. 12. juuniks aastal 2024 tundub nende suhted on läbi. Heather ütleb, et Jeremy pettis teda ja ta ei taha temaga mingit tegemist teha. Kui Jeremy ilmub siiski ootamatult ja kutsumata Heatheri juurde. Varsti pärast seda hakkavad kuulid lendama ja üks ainus lask muudab mõlema elu käiku. Kuule, kus relv on? Proua, kus relv on? Olgu, vaatame selle kohe üle. Kus on tulirelv? Ei, jää täpselt sinna. Ei, ära võtta midagi. Hästi, astu sinna sellega, astu sinna. On köögis. Olgu, astu sinna, astu temast eemale, mine astu sinna. Vabanda. Pole midagi, mees. Vabanda. Pole midagi. Ei tõma. Pea vastu, aita mind, hoia sellele survet. Vabanda. Pane sellele survet. Vabandust. Ma olen rase. Ei, mees, ma ütlesin, hoia survet. Olgu siis oota natuke. 1026 plaver, tuletõrje ja kiirabi. Siin, peatu. Kas ta jääb ellu? Kuhu see kadus? Hästi, kõik on korras ja läbi. Kas ta jääb ellu? Ametnike sõnul on Jeremyl üks kõhtu tabanud kuulihaav. Veri voolab tema kõhust välja. Iga sekund loeb. Kuule vend, püsi paigal. Jeremy, püsi rahulikult. Jeremy. Ma hoian sind, vend. Ma armastan sind. Siina! Kas sul on hinda käes? Tšaa, Jesse. Silsi on? Ma armastan sind. Astu eemale. Ta käskis mul tulla. Mine tagasi. Ma olen rase. Püsi paigal. Püsi paigal, mees. Lama maha. Peetu, liigu. Jeremy, vaata mind. Ma olen siin, Jeremy. Ma ei saa sellest aru. Rahu. Vaata, ma olen siin, Jeremy. Kiirabi on teel. Jeremy. Kus on tulirelv? Jeremy. Kas see läks läbi? Jah, läks läbi, sõber. Liigu, kus on abi? Aidake mind. Jeremy, kus see teine on? See on kaootiline olukord. Jeremy võitleb oma elu eest. Politseinikud peavad välja selgitama, mis juhtus. Kohapeal avaldab Heatheri sõber, mis tema arvates võis tulistamise vallandada. Nii et ma tulin sisse, me lihtsalt veetsime aega. Kohtusin tema koeraga. Ta tuli sisse, tahtis minna, ta ütles, et mul on vaja isikut tõendavat dokumenti või kaarti või midagi sellist ja ma arvan, et see on lapse isa. Midagi juhtus, midagi petmisega, midagi sellist, nii et ma ütlesin, et ma annan teile hetke, et rääkida.
see on teie isiklik vestlus. Läksin uksest välja, ta oli minu seltskonnas, et midagi mulle tuua. Nii et ta oli põnevust täis ja tekitas muutuse. Hei, patareisid, ta ütleb, puuduta seda. Ja siis kuulen pauku, aga see ei kõlanud nagu relvapauk. Minu jaoks. See ei olnud nii, see oli seespool. Ja siis kuulen ainult, ja ta kõnnib välja, tuleb trepist alla ja sa näed kuuli jälge. Ja see oli õnnetus. Ta ütles, et see oli õnnetus, sest ta üritas, ma arvan, et jäta mind rahule. Jäta mind rahule, sest ta oli teda varem peksnud. Nii ta ütleb. Nii ta ütleb. Mina ei tea, ma pole seda kunagi näinud. Ei. See kõik. Ja siis ta tuleb välja. Sa tahad. Leida loomad koos, jah. Saan aru, jah, härra. Jah. Härra. Ma olen teil 3 minutit siin samas üleval, härra. Sellel pool. Jah, härra. Ma pole kunagi sees käinud. Ma pole kunagi midagi sellist läbi elanud. Selles olukorras on Heather paanikas. Lähme siia poole. Ma ei tahtnud teda tulistada. Tule siia poole. Mul on nii kahju. Mul on nii kahju. Ma ei tahtnud teda tulistada. Istu portree peale. Ma ei tahtnud teda tulistada. Heather väidab, et see oli täielik õnnetus. Kuigi ta ütleb, et see polnud tahtlik, pidi politseinik siiski Heatherile tema Miranda õigused ette lugema. Lase ma loen selle sulle kiiresti ette. Sul on õigus vaikida. Kõike, mida ütled, võidakse sinu vastu vastutada kohtus. Sul on õigus rääkida advokaadiga ja advokaat võib olla kohal, kui sind üle kuulatakse. Kui sa ei saa endale advokaati lubada, määratakse sulle advokaat riigi poolt. Kui sa soovid, määratakse sulle advokaat enne ülekuulamist. Sa võid igal ajal otsustada, et kasutad neid õigusi. Sa ei pea vastama ühelegi minu küsimusele ega tegema ühtegi avaldust. Kas sa saad aru kõigist neist õigustest, mille ma sulle selgitasin? Kas sa tahad nüüd minuga rääkida? Jah. Heather seletab oma versiooni loost. Ta ütleb, et tema ja Jeremy olid juba eelmisest päevast saadik tülitsenud, nii et nende kahe vahel oli juba niigi palju pinget. Kuula, ta pani käed mulle külge. Ta ütles, et ta vihkab mind. Ta ütles, et ta pettis mind. Olgu. Ja et ma ütlesin, et olgu, ma ei taha sind enam kunagi näha. Ma viisin ta ära. Olgu, ta jäi ellu. Ta elab Smoky Roadil, mis on kohe seal üleval. Olgu. Ja siis ta helistas mulle täna hommikul. Lihtsalt ütles, et ma tuleksin talle järele ja puha. Ma ütlesin ei. Ma ütlesin, et ära räägi minuga enam ja ma blokeerisin ta. Olgu. See valge mees seal, ta on lihtsalt mu sõber. Ta tuli siia lihtsalt midagi parandama, ta on hooldustööline. Ta tuli mu elektrilise prügikasti juurde. See töötab vist patareidega või midagi sellist ja ma ei teadnud, kuidas seda teha. Nii et ta lihtsalt mõtles, et kuna ta oli piirkonnas, siis astub läbi ja parandab prügikasti patareid ära. Ja inimene, kes siin elab, saab kohe töölt ära umbes kell 8. See on minu toakaaslane. Heather selgitas, et tulistamise hommikul kuulis ta koputust ja sealt edasi läks kõik kiiresti hullemaks. Minu sõber seal, ta lihtsalt avas ukse, ei vaadanud, kes see oli, siis ta tuli sisse, tormas minu poole ja ma ajasin relvad enesekaitseks ning ma lihtsalt suunasin selle tema poole. Ma ei teadnud, et see oli laetud, ei teadnud, et padrun oli rauas, ei teadnud mitte midagi sellest. Ma ei tahtnud päästikule vajutada ega midagi sellist teha. Okay. Ma suunasin selle tema poole ja käskisin tal lahkuda. Hästi. Ja hästi. Kas ta jääb ellu? Lihtsalt, kas ta jääb ellu? See on mu lapse isa. See on minu lapse isa. Minu laps pole veel sündinudki. Temaga on kõik korras, kiirabi on teel, tuletõrje on kohal, nad hoolitsevad tema eest hästi, eks? Mul on vaja, et sa minuga edasi räägiksid. Nii et ta astub majja sisse. Selleks hetkeks teadsid sa juba, kes see oli? Jah, see on minu lapse isa. Ma armastan teda ikka veel. Kus relv oli, kui sa selle haarasid? See oli magamistoas. Okei, mis tüüpi relv see oli? 45. Okei, 45. Ma ei tea relvadest eriti palju. Okei, kelle relv see on? See kuulub sellele tüübile, kes siin elab. Okei. Kui kaua sa siin olnud oled? Umbes märtsi lõpust saadik. Okei. Kus sa relva võtsid? See oli lihtsalt magamistoas tema kummuti peal. Tema kummuti peal? Olgu, kas ta jääb ellu? Jah, temaga on kõik korras. Temaga on kõik korras. Sa haarasid relva. Kas see oli käsirelv, kas see oli vintpüss? Kas see on püstol, jah? Olgu, hästi. Mitu korda sa selle lasid? Ükskord kogemata. Ma ei tahtnudki seda teha. Ma ei teadnud, et see oli laetud. Okei, sul oli sõrm päästikul. Ma ei teadnud, et mul sõrm päästikul oli. Ma lihtsalt hoidsin seda. Üritasin teda hirmutada. Okei, kui politseinikud siia tulid, kuhu relv jäi? Kus see on? See on seal, kuhu ma selle jätsin. Kus see on? See on kas köögis, põrandal või ma ei tea. Ma pillesin selle maha. Niipea, kui see juhtus, jooksin ma Jeremy juurde ja proovisin teda aidata. Ma arvasin, et ta sureb.
see on minu kallim, tema on selle lapse isa. Ma olen rase, tema on minu lapse isa. Ma ei tahtnud teda tulistada. Ta ei saa ju 611 998. mis see nimi on? Heather McCall. Heather McCall. McCall. Kas ta sureb ära? ei, ta näeb välja nagu ta sureks ära. Ta lubas. aga kas see on lubadus, mida Ateena politseinikud suudavad pidada? On nii palju küsimusi. Näiteks, kus on tulistamisel kasutatud relv? kus sa ütlesid, et tulirelv oli? Kus sa ütlesid, et see oli? See on köögis. Köögis. Kohe, kui sa sinna sisse astud, peaks seal põrandal või kuskil olema. Kus ta seisis, kui tulirelv oli seal? Ta seisis otsa prügikasti ees kohe, kui uksest sisse astud. Ja ma lihtsalt ütlesin talle, et ta lahkuks. Ma ei ole, Jones oli esimene, kes sinna sisse läks. Ma lihtsalt ütlesin talle, et ta lahkuks. Heather väidab, et kodus, kus ta on elanud, on mitu relva enesekaitseks, kuid see relv, mis on selle tulistamise keskmes, on endiselt kadunud. ma pole seda läbi otsinud. Väidetavalt on siin kusagil relv. Ma kontrollin seda praegu inimeste jaoks üle ja siis vaatame edasi. Politseiosakond. Politsei, tuletõrjuja, andke endast märku, kui olete siin. Sarkadi, politsei, andke endast märku. Kuule, ma ei suuda uskuda, et see koht on päriselt renoveeritud. See koht oli varem täiesti lagunenud. Konkreetne üksus. Oh jah, me käisime siin kogu aeg. Siin elutoas oli kunagi puuküttega pliit. Nendel inimestel või kellelgi teisel? Teised inimesed. Ma pole meid inimesi varem kohanud. Politseinikud liiguvad läbi iga toa selles majas. Lõpuks leiavad nad selle, mida otsivad ja veelgi rohkem. Siin on relv. Augi. Nüüd saab appi tulla kesklinna või läänejaoskond. Parmaakonna politsei. See teeb meil umbes 45. See on suur asi. Haabripüss, uksed ära. Epäivas. Uudil on narkootikumide tarvitamise jälgi. See on ER. Salm, ma ikka on sulle. Kuulid ja muu selline. Erinevad kaliibrid. See on AK salve. Veel üks 5, mis välja ilmus. Veel üks vintpiss. Parmaakonna politsei. Kas siin on keegi? Andke endast märku. No, see on rauda, tunned. Kontrolli veel kord. Siin on veel üks vintpüss kohe siin. Need on ääreni vaetud. Selleks ajaks on Jeremy haiglasse toimetatud ja tema seisund on teadmata. Politseinikkel ei jää muud üle, kui võtta Heather McCall vahi alla. Palun tõuske püsti, Brayley McCall. Kas sa rääkisid tunnistajaga? Jah, ma saan seda infot ikka veel. Siis meie lugu. Astuge siia alla. Me vahetame käerauad. Kas ma saan kingad? Jah, astuge lihtsalt siia. Me hoolitseme selle eest. Nad peaksid olema, jah. Minu toas on flätud, mis asub maja teises otsas. Kui kaugel rasedus on? 4 kuud. Olgu. Viime käärad, nahkane. Vahetame need välja, eks. Lihtsalt kogu need kokku. Meil on jah. Jah, sest ma ei teinud seda meelega. Hoia lihtsalt oma käed ees. Ma panen need topelt lukku. Ma ei viska neid. Jah, ma tean. Ma lihtsalt üritan seda sinu jaoks paremaks teha, sest need tõmbuvad kokku, kui need pole topelt lukustatud. Heather võiks praegu miljoni päsja mõelda, aga ainus asi, mida ta arreteerivalt politseinikult palus, oli midagi, mis aitaks pinget maha võtta. Ma tean, et see on ilmselt hullumeelne palve, aga kas on kuidagi võimalik, et ma saaksin oma veipi tõmmata või midagi sellist? Sest ma ei suutnud otsustada. Jah. Me ei saa seda lubada, me ei tea, mis seal sees on. Või sigareti. Ma tean, et olen rase, aga nagu
It's a stressful situation. praegu nagu ma ei suuda nagu, ma vihkan end praegu kõige pärast. Ma olen nii mures, kas ta sureb ära. Ma ei usu, et ta sureb ära. Sa ei arva, et ta sureb ära? Kas sa, kui kindel sa oled, et ta ei sure ära protsentuaalselt? Ma ei oska seda hinnata, aga ma mõtlen... Arvan, et mul pole mingit oletust. Ma lihtsalt arvan, et ta tuleb sellest läbi. Sa pead sellesse positiivselt suhtuma. Kas sa ütled seda niisama? Kas sul on külm? Natuke küll. Kas sa ütled seda niisama? Lähme auto juurde. Sa lihtsalt ütled mulle, et ta ei sure ainult selleks, et ma ei hakkaks paanikasse sattuma ja endast välja minema. See on see, mida ma usun. Ma arvan, et temaga saab kõik korda. Ta tuleb sellest läbi. Palun astuge siia poole. Kas temaga saab kõik korda? Mul pole aimugi, kallis. Ma loodan seda. Samal ajal ei ole politseinikud endiselt suutnud leida padrunikesta, mis tulistati Jeremy pihta. Kui nad teda politseiauto poole saadavad, survestavad nad teda, et teada saada, mida ta sellega tegi. Kuhu sa tulistasid, kui sa olid magamistoa ukse ees niimoodi? Okei, me lihtsalt otsime seda padrunit, kus see oli. See ongi kõik, mida me majas otsime. Okei. Küsisime nõusolekut kirjelduses, sest me kinnitasime seda. Ei. Kas sul on kõik korras, kui me läheme majja ja otsime seda ning uurime seda? Me otsime seda, kui sa tulistasid, siis on olemas asi nimega padrunikest, mis on kuuli ümber. Ja kui sa tulistad, siis tuleb relvast välja. Nii et seda me otsimegi. Ja. Olgu. Politseinikud jätkavad kuriteopaigal töötamist. Uurimise algfaasis polnud seige, kas see tulistamine oli tõesti õnnetus või midagi muud. Heather palub politseinikel tema sõbraga rääkida, sest ta ütleb, et sõber saab tema lugu kinnitada. Sa rääkisid teistele inimestele, räägi mulle. Ta on minu sõber. Olgu. Ta iimus lihtsalt täna hommikul välja. Sest ma olen temaga koos töötanud. Ja ta just valmistus tööks. Ja ta tõesti oli. Nii et Mary ei peaks siin olema. On me? Ei tohiks olla, nagu kohtukorraldus. Ei, lihtsalt omanik ütles, et tal ei ole lugatud siia tagasi tulla. Kas ta on siit kaugel? Mitte seaduslikult. Okei. Lihtsalt omanik. Ta ütleb... Ma ei taha seda. Ja ta ütles, et kui ta siia tagasi tuleb, siis... viimati, kui ta siin oli, leidis ta nagu mingi peidukoha või midagi sellist. Ja siis ta oli nagu, ma ei taha teda siia. Ta tõi meie majja narkootikume. Nii, et teeme nii. Meil on ilmselt sulle veel küsimusi. Me viime su autosse istuma. Tõenäoliselt viime su varsti politseijaoskonda, et detektiiv saaks sinut üle kuulata. Lihtsalt selleks, et oleksime täiesti kindlad kõiges, mis täna siin juhtus. Ja me lähme, nagu ma ütlesin, peame iga detaili täpselt paika panema, mis siin juhtus. Okei? Nii, et me ära muretse, me räägime ka temaga. Kuna olukord on tõsine, tahame saada kõigilt väga täpsed ütlused. Teha järelpärimisi detektiividega ja nii edasi. Et meil oleks väga selge pilt sellest, mis täna siin juhtus. Okei, sa saad ju aru. Ja. Õnnetus või mitte? See on tõsine olukord, ma tean. Ja ma vihkan end selle pärast, sest ma ei taha, et mu laps sünniks ilma isata. Reili McCall, tulge siia minu juurde, palun. Kui sa saad mingit kraami või midagi, kas sa räägid, kas majas on midagi? Ma sain vürtsika kanavõileiva. Aga see sobib küll, jah. Astu koos minuga käe pidemele. Palun. Sest kui ma teda niimoodi ei hoia, siis vaata ette, mis su selja taga toimub. Astugi siia poole. Me kõnnime selle auto juurde, eks? Okei. Me toome su koera ära muretse. Astume nüüd minu auto sellele poolele, eks? Kas sul on midagi kaasas? Mingid relvi, narkootikume, nõelu, nuge, mitte midagi? Okei, ma lihtsalt otsin läbi. Ma just ärkasin üles. Pööra minu poole. Ja, ma arvan, et ärkasin üles siis, kui mu sõber siia jõudis. Mine istu siia. Karma, eks? Harma. Jah, aga ta ei tule, kui sa teda kutsud. Sellepärast ma ei käskinud tal välja tulla. Ta lihtsalt ei tule. Uurimise alguses rääkisid politseinikud Heatheri sõbraga, keda kutsuti hooldusmeheks. Aga ta ütleb, et ta on teda tundnud vaid umbes 1,5 nädalat. Kus ta on? Ta on juba üleval käeraudades. Politsei võtab temalt ütlusi. See on tema telefon.
ta helistas numbrile 911 ja ma jõudsin siia alles äsja. kas sa tundsid teda? Ma kohtasin temaga alles umbes 1,5 nädalat tagasi. Kas te... Käsi üles. Ei, härra. Härra. Ei, härra. Ei, vabandust. Ma tegin külla, viisin just ühe sõbra Atlantasse. Kas sa olid siin, kui see juhtus? Jah, ma olin siin umbes 3 minutit ja siis see juhtus. Politseinikud tahavad, et Heather räägiks veel kord, mis juhtus. Kuid nüüd tundub, et Heather keskendub oma koerale, kes jooksis minema, kui politseinikud majas käisid. Kas temaga on kõik korras? Kas ta on kodus? Ja, ma arvan, et temaga on kõik korras. Ma pole midagi kuulnud. Kas nad said ta kätte? Ma arvan, et nad said ta kätte. Aitäh. Ma ei tea. Heatheril on veel palju selgitada. Näiteks, mida politseinikud leidsid voodist, kus ta eelmisel ööl magas? Nii et uimasteid ega alkoholi ei olnud mängus? Ei, ma olen rase. Ma ei joo. Millises magamistoas sa ööbid? Ma ööbin selles magamistoas, selles otsas. Okay. Aga eile öösel, kuna ta töötas vahetuses, jäin ma magama tagumises magamistoas. Jah, lihtsalt sellepärast, et ma käisin dussi all ja lihtsalt heitsin pikali. Ma nii mäsinud, mul ei olnud hea olla. Ma lamasin seal samas hästi... Need asjad voodil, mis nendega on? Mis on need narkootikumide tarvitamise vahendid? See on ilmselt tema või Jeremy oma. Sest Jeremy põhjus, miks Jeremy, üks põhjuseid, miks Jeremy ei tohi siin olla, on see, et ta tõi siia narkootikumide tarvitamise vahendeid. Mul on meil üks küsimus. Okay. Kui kaua ta siin oli, enne kui sa teda tulistasid? Kuule, Jeremy. Ja. Ta oli siin ilmselt umbes 5 minutit. Enne kui seda maha lasid? Ja. Okei, nii et Barley sees. Yeah. Ja ta oli siin tõenäoliselt umbes 10 minutit. Okei, ma ütlesin talle, et ta lahkuks. Lahku. 5 minutit. Jeremy. Ma ei tea täpselt aega, umbes tõenäoliselt 3 kuni 5 minutit. Umbes nii. Siis ta koputab uksele? Ta ei koputa. Ta ei koputa? Ei, olgu. Nii et... Kuidas ta sisse saab? Ma ei oska öelda, kas ta lasi ta sisse või kas ta lihtsalt kõndis sisse. Ma arvan, et ta lihtsalt kõnnib sisse. Olgu. Aga ta seisis ukse lähedal, kui see juhtus. Ja ta arvas, et Jeremy, sest ta oli nagu, mis toimub, mees? Ja siis, kui ma nägin, kes see oli, olin ma nagu, see ei ole, ma olin nagu, see on Jeremy, ta ei peaks siin olema, sest nagu terve öö, mitte terve öö, aga öö jooksul ta kirjutas mulle, helistas, ütles, et ma tuleksin välja, ma mõtlen, et ta võib tulla mulle järele. Aga viimasel ajal nagu, ma olen lihtsalt tunne, et ta lihtsalt kasutab mind ära. Heatheri sõber, hooldustehnik, ütles politseinikule, et Jeremy otsis midagi konkreetset. Seda detaili näitaga kinnitavat. Ja ta oli nagu, anna mulle mu asjad tagasi. Ta ütles, et mul on oma asju vaja. Ja ma küsisin, mis asju. Ta ütles, et tal on vaja oma sotsiaalkindlustuskaarti, mul on vaja seda ja toda. Ma isegi ei tea, kuidas mul tema sotsiaalkindlustuskaart oli. Ta pidi selle minu käekotti panema või midagi sellist. Ja siis oli see mul käes. Ja siis ma ütlesin, mine välja, ma annan selle sulle. Mine välja, sa ei peaks siin olema. Mine välja. Ma lihtsalt kordasin talle kogu aeg, et mine välja. Ja ta ei tahtnud välja minna, ütles ei, ta muudkui üritas minuga rääkida. Ja siis ma arvasin, et relv on laadimata. Ma ei teadnud, et see oli laetud või midagi. Ja ma olen seda ainult korra lasknud, ma pole kunagi isegi... Ma olen ainult korra relva lasknud sihtmärgi pihta. Ma ei tea relvadest eriti midagi. Aga ma kartsin, et ta saab mu kätte. Aga sellega, et ma seda ütlen, ma ei esita süüdistusi. Ma ei taha talle esitada süüdistusi väärkohtlemise või millegi sellise eest. Ta on varemgi mulle käed külge pannud. Ja ka, mõned kuud tagasi röövis mind True Rossi ja peksis mind väga rängalt. Ma ei tea, kas sa oled sellest kuulnud. Nii et mul on PTSD, kui saan videoid, skeeme ja muud sellist. Siis ma meenutasin, et Blake ütles mulle, et kui keegi majja tuleb, siis siin on relvad. Sa peaksid end turvaliselt tundma. Ma ei teadnud, kas need on laetud või mitte.
nii et ma läksin ja võtsin relva ning suunasin selle maha. Ma ütlesin, et kui sa lahkud, annan sulle su sotsiaalkindlustuskaardi. Ma küsisin, kas sa saad mulle oma nime öelda. Ma rääkisin sellest tüdrukust, kellega ta ütles, et ta mind pettis. Ja ta ütles, et ma valetas. Ma ütlesin, et petsin sind, aga tegelikult tahtsin teda lihtsalt vihaseks ajada. Ma ütlesin, et ei, sa ei pidanud mulle seda ütlema. Mulle. Noh, sest ma lugesin tema Facebook oli minu oma kõrval lahti. Ja ma vaatasin sinna sisse ja seal olid sõnumid, kus ta ütles midagi sellist nagu ma tuleksin üles, tuleksin läbi, ta. Aga see ei olnud ikkagi põhjus kedagi tulistada. Ma poleks teda kunagi tulistanud, isegi mitte siis, kui mitte millegi eest. Ma ju armastan teda. Ma täiesti armastan sind. Ta on ju minu lapse isa. Me lihtsalt olime pausil. Nagu? Ma ikka armastan teda. Ma ikka vajan kõike. Ma lihtsalt ütlesin talle, et ta lahkuks. Ta ei tahtnud lahkuda ja ma hakkasin karjuma. Ja ma arvan, et kui ma karjusin, siis mu käed, mu sõrmeotsad olid üleval. Ja ma ei teadnudki, et mu sõrm oli päästikul ja see lihtsalt läks lahti. Ja see on nagu... Ma olin šokis. Ta ütles, sa tulistasid mind. Ja ma panin relva kohe maha ja jooksin tema juurde ning ütlesin, et vabandust, ma ei tahtnud sind tulistada. Ja siis ma hakkasin palvetama ja proovisin haavale survet avaldada, sest filmides tehakse nii. Kus ta siis ütles, et ta oli? Ta oli täpselt siin. Siia, kus see relv on, sest ta pillas selle maha. Ta just pillas selle maha, jah. See oleks siia pihta läinud. Võib-olla on see seal väljas. Vaatame lihtsalt siia ka. See ongi. Jah. Tee sellest pilt. Heather toodi politseijaoskonda, et teda ametlikult üle kuulata. Aga talle ei anna rahu ainult üks küsimus. Kas sa arvad, et temaga saab kõik korras olema? Ma loodan küll, ma ei tea, kas sina oled kunagi saanud? Like a shooting? Jah, sellist nagu... Ma mõtlen, et see ohvitser ütles, et ta on varem midagi sellist näinud. Tüüp lasti selga ja ta suri, saan aru. Mul pole aimugi. Detektiivid kutsutakse kohale ja Heather teeb täielikult koostööd. Nad paluvad tal hommikut uuesti läbi käia ja seekord jääb neile miski silma. Üks asi, millest ma ohvitseriga rääkisin, oli see, et üks neist ohvitseritest, kes seal oli ja tal oli... Tundus, et püstoli kaitseviiv pandi peale pärast seda, kui see oli põrandal. Kas sina tegid seda? Ustus. Ma ei tea, kus kaitseriiv oli. Olgu. Veel vaaga, sa mäletad, ma arvan, et me nimetame seda kukeks. See on see osa, mis liigub relval tagasi. Ma ei usu, et tal oli seda. Okei, näed, ma arvasin, et ei oli. Kui oli see juba taha tõmmatud, mina ei tõmmanud seda taha. Ma saan aru, umbes sellest ma räägingi. See asi selle otsas nagu. Vaatame. Kas ta hoiab tavaliselt oma tulirelvi laetuna? Sa ei tea. Ma lihtsalt ei ole sellele kunagi mõelnud. Ma arvasin, et see oli laadimata. Küll. Ma lihtsalt otsin välja, see on umbes selline relv, mis tundus olevat selle foto siin. Kas sa näed seda väikest asja siin taga? Jah. See on kukk. Ei, ma ei puudutanud seda. Okei. Ma ei näinud seda seal. Ma isegi ei mäleta. Aga ei, ma ei teinud seda. Ma ei tõmmanud seda tagasi, ei. Detektiivid uurivad, miks Heather tundis, et tal oli üldse relva vaja. Patrullautos ütleb ta, et see oli selleks, et teda hirmutada. Ta mainis isegi, et tal on PTSD seoses ühe teise väidetava inimrööviga. Aga detektiivide ees on tema lugu väga segane. Kas sa võtsid relva sellepärast, et tema oli seal? Või sellepärast, et sa kartsid, et ta teeb sulle haiget? Või sellepärast, et sa tahtsid, et ta majast lahkuks? Ma ei tahtnud relva, sellepärast ma lihtsalt tahtsin, et ta lahkuks. Ma tahtsin, et ta lahkuks. Ma lihtsalt proovisin teda hirmutada, et ta lahkuks, sest ma tean, et ta on kangekaelne ja ta ei lähe ära. Ta teeb olukorras hullemaks. Ma kartsin, et ta paneb käed mulle külge. Kas ta ähvardas sind kuidagi, et paneb käed sulle külge või midagi sellist? Ei, ta ei tee seda kunagi sõnadega. Küll.
see oli ainult selleks, et teda lihtsalt hirmutada ja ta teab, et ma ei laseks teda kunagi ja ma ei laseks teda kunagi. Nagu see oleks õnnetus, nagu ma vihkan oma telefoni. Ta tunnistab, et ei osanud käsitseda relva, millega Jeremy pihta tulistati. Kuid samal ajal, kui detektiivid alles uurivad, kas see oli tõesti õnnetus, vajavad nad nende suhte kohta veidi rohkem taustainfot. Heatheri vaatenurgast oli tal Jeremyst kõrini, kuigi ta kandis endiselt tema last ja ütleb, et armastab teda ikka veel. Ma võtsin tema numbri juba varem sel päeval blokeeringust maha ja ta saatis mulle sõnumeid oma numbrilt. Ja ta ütles umbes nii. Ma ei mäleta kõiki tema omi. Ta ütles umbes nii. Kas sa saad mulle järele tulla? Ta ütles, tule mulle järele. Ja mul on tunne, et ta lihtsalt kasutab mind ära. Tavaliselt oleme väga leplik. Ma lasen inimestel endaga teha, mida nad tahavad ja kõigega nõustun. Ja ma ütlen talle alati jah, iga kord, kui ta küsib, ma lähen, ma aitan teda, ma annan talle raha. Ma viin teda autoga. Ostan talle igasugust toitu, sigarette. Viin ta DRC-sse. Ja ma teen lihtsalt kõik tema heaks. Ja ta lihtsalt alandab mind kogu aeg. Ja ta ütles, et see kõik algas nii, et ta ütles, et mul oli sel päeval halb karma. Ja see ongi see, mis mind kõige rohkem haavas. Ja ma olin nagu, kui mul on halb karma, siis miks ma teen kõike, mida sa palud mul teha? Ja siis ma lihtsalt lõpetasin. Ma ei rääkinud temaga eile terve päeva. Uurijad peavad Heatheri telefoni läbi vaatama, et kontrollida kõike, mida ta ütleb. Ta tunnistab, et öeldi asju, mis tagantjärele vaadates ei pruugi eriti head välja näha. Asi on selles, et me ei taha neid sõnumeid näha. Ma arvan, et politseinikud kogusid telefoni ja piku kokku. Jah, ma ütlesin tõesti mõningad asju, mida ma tegelikult ei mõelnud. Nagu mis sorti asju? Näiteks? Ära räägi minuga enam kunagi. Jah, sellised asjad. Ma ei usu, et see on väga suur asi. Aga kas telefonil on parool peal? Ja ma ütlesin seda, ma ütlesin, et minu elu oli vähem stressirohke ja parem ilma temata. Ja see kõlab päris halvasti, arvestades, mis juhtus. Jah, aga ma ei mõelnud seda nii. Ja. See jätaks mulje, et juba enne seda juhtumit ei tahtnud sa enam temaga koos olla. Jah. Tead küll, sest ilmselgelt, kui sul ei ole kedagi, kes süüdistab sind petmises, iga kord, kui sa vaatad, siis nad nimetavad sind halvaks karmaks. Sul on ilmselt parem olukord. Jah, aga ma võtan selle tagasi. Ma ei tea. Detektiivid vaatavad mind juhtumit teise nurga alt. See ei tundu ettekavatsetud. Kas ta võis päästiku tõmmata enesekaitseks? Heather väidab, et ta ei teadnud, milleks Jeremy võimeline on. Sest ilmselgelt toimus tulistamine, nii et me tahame lihtsalt võib-olla kuidagi välja selgitada. Põhjuse, miks see mind lõpuks juhtus. Kas sa arvad, et see oli õnnetus või arvad, et see oli enesekaitse? See oli õnnetus. See ongi sisuliselt kõik küsimused, mis detektiividel praegu Heatherile on. Nad jätavad ta ülekuulamisruumi, et kontrollida Jeremy seisundit. Kui nad tagasi tulevad, on Heather pisarates. Kasutatud salvrätikud on laiali ülekuulamisruumis. Detektiividel on talle veel mõned küsimused. Kas sa teadsid, et ta tuleb külla? Ei. Ta ei teadnud üldse. Ma tean, et sa ütlesid, et ta kirjutas sulle sõnumeid. Kas sa vastasid? Jah, ma ütlesin teile, mida ma ütlesin. Kas sa rääkisid temaga juhuslikult telefonis umbes 5 paiku hommikul? Ja me just rääkisime telefonis. Okei, kas see oli siis enne või pärast seda, kui sa ta ära blokeerisid? See oli enne. Siis ta tuli kohale ja ütles, kuule, mul on vaja oma sotsiaalkillustuskaarti. Siis ta tuli ukse taha ja äratas mu üles. Nii et ma tõusin üles, lasin ta sisse, me lihtsalt teadpil rääkisime. Hei, mis toimub, kuidas läheb? Ta rääkis mulle sellest hullumeelsest ööst, mis tal oli ühe tüdrukuga, kes pani teda mööda maailma ringi jooksma ja nii edasi. Ja siis ta üritas midagi prügikasti visata, aga ta tegi seda. Jah. Vajasid patareisid ja muud sellist. Jah.
ja siis ma läksin ja tõin patareid. Ja kui ma patareidega tagasi tulin, siis üks tüüp seisis ukse juures. Ta oli nagu, mis toimub, mees? Ja ma ei teadnud, kellega ta räägib. Ja siis Jeremy avas ukse ja ma küsisin, mida sa siin teed? Ja ta oli nagu, ma pean oma asjad kätte saama. Anna mulle oma asjad. Ja ma küsisin, mis asjadest sa räägid? Ja ta oli lihtsalt mu sotsiaalkindlustuskaart ja see ja teine. Nii et ma läksin ja tõin sotsiaalkindlustuskaardi ning hoidsin seda käes ja ma olin nagu, oota korraks, aga seda ei olnud siin. Ma ütlesin talle, no ütle siis tema nimi, ütle lihtsalt oma nimi ja ta ütles lihtsalt, ma ütlen sulle, pole mingit nime. Ja siis ma ütlesin, no lihtsalt mine ära, mees, mine ära, mees. Ja ta hakkas ära minema ning ütles, lihtsalt anna mulle mu asjad ja ma lähen ära. Ja siis ma arvan, et ta ütles, anna mulle mu asjad ja ma lähen ära. Ma arvan, et ta lihtsalt ütles, lihtsalt anna mulle mu asjad. Ja siis ma läksingi sinna ja võtsin relva, lihtsalt kadusin. Ja sa hoidsid ikka veel neid asju? Jah, okei. Kas sa mingil hetkel andsid selle talle? Ma ei usu. Kas see oli sellepärast, et ta ei tahtnud seda võtta või ta lihtsalt polnud piisavalt lähedal? Ta polnud piisavalt lähedal. Okay. Ma tahtsin, et ta kas ütleks mulle või nimetaks selle. Või noh, ma ei tea. Kas sa arvad, et kui sa oleksid talle need asjad andnud, oleks ta lahkunud? Ei. Siis muutub kõik. Heather saab šokeerivaid uudiseid. Näed, okei. Kahjuks ta ei jäänud. Jäänud. Jah, arstid tegid kõik, mis suutsid. Oh jumal, ei. Oh jumal. Jah, me pole täpselt kuulnud, mida arst ütles. Vabandust. No hea, ma arvan, et see on head. Me ei usu, et sina seda tegid. Vabandust. Tead. Meelega või midagi sellist. Oh jumal küll. Oh jumal küll. Oh jumal küll. Ma tahan minna, ema. Ära tee nii. Vabandust. Kas sa tahad, et me annaksime sulle natuke ruumi, et saaksid rahulikult mõelda? Mul on oma koera vaja. Jah, ma ei tea, kas ta too koera juba leidnud, aga ma ei tea, kus seda alustada. Mul on teda vaja. Tead, mis ma küsin sealt politseinike käest, kas nad on su koera vähemalt leidnud, eks? Heather teab, et ta läheb vanglasse, aga detektiivid ütlevad, et see ei ole mõrva eest. Ilmselgelt, kui keegi satub sellisesse olukorda, siis tuleb vaadata, milliseid seadusi rikuti, aga me ei hakka sind mõrvas või millestki sellisest süüdistama. Kõne alla tuleb tõenäoliselt. Ma usun, et ta on praegu haiglas. Nii et me ei saa tegelikult... Me ei saa seda tegelikult võimaldada. Ma lihtsalt tahan koju minna. Detektiivid näivad uskuvat Heatheri lugu, et tulistamine oli õnnetus. Talle esitati süüdistus tahtmatus tapmises, mis võib süüdi mõistmise korral siiski kaasa tuua vanglakaristuse. Me viime su nüüd ära, eks? Me lähme nüüd vanglasse, eks? Mul on vaja, et sa tõuseksid püsti, kus saad seda teha. Lihtsalt tõuse püsti. Me ei saa seda teha. Ta on haiglas, eks? Jaa, proua. Ta on lahkunud, jah? Tõuse nüüd püsti, Heather. Tule nüüd. Tõuse püsti. Kas me saame aidata sul kingad jalga panna? Ma armastan sind nii väga, kallis. Kallis, ma armastan sind. Kuna Heather on oma rasedusega 4. kuul, tahab vangla personal veenduda, et tema lapsega on kõik korras. Ta viiakse kohalikku haiglasse, et saada arstlik luba. Need on sinu riided, eks? Jah, proua. Hästi, olgu. Ma võtan sul selle käeraua ära. Ma panen selle ukse kinni, et sul oleks natuke privaatsust, sest ma pean vannitoa ukse natuke lahti jätma. Aga ma lasen sul riided vahetada, eks?
Heather tuuakse tagasi arestiikambrisse. Nii saab tahtmatule tapmisele, esitatakse talle süüdistus hooletu käitumise eest tulirelva käsitsemisel, mida kasutati tulistamises. Ta jääb vanglasse umbes 3 kuuks alates 12. juunist kuni 8. septembrini 2024. Seejärel maksab ta kautsjoni. Nädalatel ja kuudel pärast vabastamist Athens Clarki maakonna vanglast näib Heather McCall oma eluga edasi liikuvat. Väidetavalt kolib ta oma vanavanemate juurde. 2024. aasta 23. septembri Facebooki postituse kohaselt teab Heather McCall beebipeo. Ja järgmisel kuul sünnitab ta tütre, kellel ei ole kunagi võimalust oma isaga kohtuda. Oodates kohtuprotsessi jätkab Heather McCall oma elu. Tema ja tema tütar veedavad oma esimese jõulu koos. Mõni kuu hiljem tähistavad nad esimest ülestõusmispüha. Ja veel üks esmakordne sündmus, ühine rannareis. Kuid Heather McCalli kriminaalasi ripub endiselt tema pea kohal. Vahepeal peab Heather McCalli kaitse läbirääkimisi ringkonna prokuröriga süüdi tunnistamise kokkuleppe üle. 2025 aasta detsembriks nõustub Heather McCall oma süüd tunnistama. Enne karistuse määramist kirjutab tema perekond kohtule. Käsitsi kirjutatud kirjas ütleb Heather McCalli vanaema, tsiteerin, me kasvatasime ta üles kristlike väärtuste järgi. Ta tegi vea ja sattus valemehega kokku, arvates, et too armastab teda. Aga see mees oli vaimselt ebastabiilne ning kohtles teda nii füüsiliselt kui vaimselt halvasti nende suhte ajal. Me palletame, et kohus oleks tema suhtes armuline. Naine, kes nimetab end Heatheri uueks emaks, ütles, et ta on väga armas, kuid probleemidega inimene. Kirjas öeldakse veel, et ta ei tahtnud kunagi kellelegi haiget teha. Ta ei ole selline inimene. Ma armastan teda ja palvetan, et nad halastaksid tema peale ja annaksid talle võimaluse seda last kasvatada. Seega ma küsin, kas kohus saab talle võimaluse anda? Western Circuit Superior Courti kohtunik Lisa Lott kuulutab Heatheri karistuse välja. 10 aastat vangistust, kuid ühe tingimusega. Esimesed 4 aastat tuleb tal veeta kinnipidamisasutuses. Ülejäänud 6 aastat on ta kriminaalhoolduse all. Talle arvestatakse ka eelvangistuses oldud aeg. Heather McCall kannab oma karistust McRae naistevanglas Georgia parandusasutuste osakonnas. Tema vabastamise kuupäev on planeeritud 2029 aasta septembrisse. Mis puudutab Heatheri ja Jeremy tütart, siis tundub, et tema eest hoolitsevad Heatheri vanemad. Aitäh, et kuulasite seda episoodi. Mina olen Elizabeth Milner ja kohtume teiega siin jälle järgmisel nädalal uue naiskurjategijaga.